Tere hommikust suure nädala palverännakule koos Jeesusega läbi suure nädala sündmustiku. Ja nii nagu eile, nii ka täna ma loen Jeesuse elu viimase nädala kohta Matteuse evangeeliumi jutustuse järgi. Jeesus suurkohtu ees. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ent ei leidnud, kuigi palju valetunnistajaid astus ette. Viimaks aga astusid ette kaks, kes ütlesid: tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja 3 päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele: kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga Jeesus vaikis ja ülempreester ütles talle: ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala poeg. Jeesus vastas talle: need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles: ta on tõotanud pühadust. Mis tunnistajaid meil veel on vaja? Vaata, nüüd te olete ise kuulnud pühaduse tõotust. Mis te arvate? Aga nemad kostsid: tal on surmasüü. Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga. Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles: kas sina olid galilealase Jeesusega? Aga tema salgas kõigi ees: ma ei mõista, mida sa räägid. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligi astudes: tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma: mina ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud: enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda ära. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes nõnda: ma olen teinud pattu, ma olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid: mis see meie asi on? Vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus. Ta läks ja ta poos enese üles. Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates: neid ei tohi templi varamusse panna, sest see on vere hind. Inimene
on habras ja ekslik. Peetrus salgab hirmus Jeesuse. Juudas murdub süütunde koorma all. Ometi jääb Jeesus kõige selle juures vaikseks, meelekindlaks, kandes kõike armastuses. Kuuldud tekst tuletab meile meelde, et ka meie eksimustes ei ole kõik kadunud. Jumala juurde võib alati tagasi tulla, mitte meeleheites, vaid lootuses. Kõige väeline ja igavene Jumal, aita meil Kristuse kannatusi nõnda pühitseda, et me sinu juures alati andeks andmist leiame. Õnnista meie tänast päeva teekonda. Varja meie lähedasi ja kõiki, kes meie südamele kallid on. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti. Õnnistatud päeva sulle!